Ma olen üldiselt seisukohal, et on olemas kahte sorti esinejaid. Esimesed neist on termomeetrid ja teised neist on termostaadid. Juhul kui sa tahad teada, kumb sina nendest olema peaks, siis vaata seda videot edasi. Hei! Mina olen Janek ja selles YouTube'i kanalis saad sa erinevaid väärtuslikke näpunäiteid selle kohta, kuidas esinemisega hästi toime tulla. Juhul kui see sulle huvi pakub, siis vajutavad sellele nupule siin ja telli see kanal. Nüüd aga räägime sellest, mida ma sulle lubasin. Tavalisel esinejal on üldiselt vist 2 eesmärki ja need eesmärgid on üsna lihtsad. Esimene kõlab, et ma pean selle kuidagi tehtud saama ja rõhk on sõnal kuidagi. Ja teine eesmärk on ja ma pean selle võimalikult kiiresti tehtud saama. Ja nii see esineja tulebki siia, räägib oma pooletunnise jutu ära 15 minutiga, näitab sulle 100 slaidi ja lõpetab umbes 20 minuti pealt ja läheb minema. Sina aga mõtled, kellel seda vaja oli. Need on nüüd sellised esinejad, keda mina kutsun termomeetriteks, sest vaata, kui siin toas oleks praegu termomeeter, siis mis on termomeetri eesmärk? Teavitada temperatuuri, eks ju. Tema tegevuse tulemusena ei juhtu siin ruumis mitte midagi ja olgem ausad, sellised esinejad oleme vist küll kõik 10 kaupa näinud. Nii et esimene soovitus sulle, ära ole termomeeter, ole termostaat. Sellepärast, et termostaat on seda tüüpi esineja, kes tahab kuulajatele midagi edasi anda, eks ju, tahab, et selle tegevuse tulemusena midagi juhtuks. Nii ka sina, eks ju. Kui sinu eesmärk on see, et ma pean selle kuidagi tehtud saama, siis keskendud valele asjale. Sellepärast, et vaata, sina ei ole siin ruumis kõige tähtsam inimene. Kõige tähtsamad inimesed on need, kes on siin kuulama tulnud. Ja seetõttu peab sinu sõnum lähtuma sellest, millised on kuulajate huvid ja vajadused ja ootused. Kui sa keskendud oma muredele ja sellele, kuidas sa siit kähku tahad minema saada, siis miks sa oled imestunud, kui keegi sind kuulata ei taha? Sa ise ei anna mingisugust põhjust, et ennast kuulata. Ja nüüd annan ma sulle küsimuse, mida sa võiksid endale enne esinemist esitada ja räägin, kuidas see küsimus sind aitab. Juba kodus mõtled sa, mida ma tahan, et minu esinemise tulemusena kuulajad teeksid teisiti, mõtleksid teisiti või teatud oludes tunneksid teisiti. Nii et kordan, mida ma tahan, et minu esinemise tulemusena kuulajad mõtleksid teisiti, teeksid teisiti või tunneksid teisiti. Vaat kui sa nendele küsimustele saad vastuse välja mõeldud, siis järelikult keskendud sa sellele, mida sa tahad, et sinu esinemise tulemusena juhtuks. Kui sa tahad, et sinu esinemise tulemus oleks see, et ma ei tea, ostetakse rohkem sinu toodet, siis mõtle, mida sa saad selleks teha. Kui sa oled vanatädi sünnipäeval ja pead vanatädi jaoks juubelikõnet ja tahad, et inimesed tunneksid ennast hästi ja mõnusalt peale sinu kõnet ja arvaksid, et sa oled üks hea inimene, tead, kes siiralt oma tädi armastab, siis mõtle, mida sa selleks teha saad, on ju. Juhul, kui sa tahad meile mingisuguseid teadmisi edasi anda, siis mõtle, kuidas sa saad seda teha niimoodi, et see ka mõistlik oleks, eks ju, et see meile meelde jääks. Üks võimalus selle tegemiseks on lugude rääkimine või naljakate lugude rääkimine. Muuseas, selle viimase kohta ma olen eraldi video teinud, vaata siin soovituste alt, leiad selle video kindlasti ülesse. Nii et veel kord, kõige tähtsamad on sinu kuulajate huvid, vajadused ja ootused ja sina oled ainult abivahend selle kõige täitmiseks. Et unusta ära see, et sa saad kähku pead minema saama. Esinemine ei pruugigi sulle meelepärane tegevus olla, aga kui sa siia ette tuled, siis näita kogu oma olemusega, et sa tahad siin olla, tahad meile midagi pakkuda ja isegi kui sa keerad käki kokku, viska enda kulul nalja, me naerame suga koos, senikaua kuni sa oled siiras ja räägid mõistlikku juttu, tahame me sind ju kuulata, eks ju. Kui sa neid nõuandeid silmas pead, siis edaspidi on ka sinu kõned palju mõnusamad või esinemised mõnusamad ja seda on ka palju vägevam kuulata. Vahepeal aga anna kommentaariumis märku, et kuidas on senini läinud ja milliseid häid nippe on sul teistele pakkuda. Seniks jääme nägemiseni.